Kas töökius on süütu mäng? On küsimus mul. Hiljaaegu mul oli väga huvitav vestlus ühe oma tuttavaga, personalispetsialistiga, kes rääkis sellest, et kuidas üks juht oli rääkinud, et väga sageli inimesed interpreteerivad töökohustusi, mis neile antakse ja mida nad ei suuda täita erinevatel põhjustel, töökiusuna. Jah, ma olen sellega nõus. Töökiusust me saame rääkida juhul, kui tegemist on teise isiku alandamisega. Ehk siis näiteks kohatud märkused või niisugused pilkavad naljatused, hüüdnimede andmine, näiteks paksukesel, kuidas siis paksukesel täna läheb. Või siis see, et keegi lihtsalt pööritab silmi näiteks koosolekul, kui kolleeg hakkab oma mõtteid jagama. Miks on selline käitumine kiusamine? Nii nagu kooliski muuseas. Lihtsalt töökiusajad on rafineerituma käitumisega. On just see, et see kiusaja tunneb mõnu enda tegevusest. Ehk siis teist pisendades ta naudib seda. Küsimus ei ole, ma ütleksin isegi mitte selles, et ta tahaks enda enese hinnangut tõsta või enda niisugust väärtust teiste silmis tõsta, tehes kohatuid nalju kellegi teise arvelt, vaid just selles, et nad tunnevad sellest mõnu. Ja vaat sellepärast mul on ka eraldi seal üks shorts tehtud sellest, et kuidas nii nartsissist, sotsiopaat kui psühhopaat, kellel me ei saa tõmmata jooni, et üks on üks ja teine on teine, üks on hullem kui teine, siis nad kõik naudivad sadismi ehk siis seda heaolutunnet, mis neil tekib sellest, kui keegi teine kannatab. Ja kui see tuleb sisse, siis on kindlalt tegemist vastaspoole kiusamisega. Igasuguses variandis, nii emotsionaalses kui füüsilises. Ja lisaks on emotsionaalne hullem, sest et gruppi kuulumine on meie jaoks ülioluline. See ohustab otseselt meie turvatunnet, kui grupp võib-olla hindab meid mitte kuuluvaks enam, kuivõrd me ei meeldi neile. Ehk siis astuge vahele.